No nii, tere päevast. Nagu öeldud, Tauno Asi minu nimi. Olen Võru linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja. Viimased 5 aastat umbes. Enne seda olin ka Võru linnavalitsuses, kokku olen seal olnud 18 aastat. Olin maakorraldaja. Ja jätkama pean ma muidugi sealt, kust Viljandi lõpetas, ehk siis KIS-spetsialisti puudumisest. Et meil seda ka ei ole. Keegi ära läheb, siis ülesanded jagatakse laiali. Nii on juhtunud meilgi, et nii-öelda olid maakorraldaja, tead kõike, mis vaja, tegele edasi ja pole siin nagu mingit KIS-i vaja. Ja siis kutsub Aivo esinema, et Võrust pole kedagi käinud ja paneb nii ilusa pealkirja, et Võru linna teede haldus digitaalses võtmes. Aga eks ma üritan midagi rääkida sellest. Võru linn, 11 200 elanikku, detsembri alguse seisuga 14 ruutkilomeetrit. Sõiduteid on 71 kilomeetrit, kõnniteid 35, kergliiklusteid 19, ehk siis kuna me oleme ainult linn, ei ole seal seda vallapiirkonda ega hajaasustust ümber, siis selles mõttes vähemalt andmete poolest on meil nagu lihtne, et neid asju on suhteliselt vähe ja kuna inimesed on nii kaua seal ametis olnud, meil ka üldiselt linnavalitsuses, siis ongi kõik peas. Et kui sinna kaardile midagi kanda vaja on, siis tuleb lihtsalt õige inimene üles otsida, kes selle kannab. Et aga kuna keegi meist seal igavene ei ole, siis vaikselt võiks nad nagu hakata sinna saama. Teede poole pealt, kui võtame lahti Võru linna teeregistri ja Võru linna andmed, siis sealsed andmed on pärit aastast 2014. Sel ajal tegime ühe teede inventeerimise ja nii nad jäid. Mingeid uuendusi sinna nagu sisse ei viinud. Eks see tollal Maanteeameti, nüüd Transpordiameti struktuur, nende andmete struktuur oli ka selline, et ega seal nagu suhteliselt keeruline oli nagu seal ise midagi teha ja mingi hetk pidi tulema ka suur inventeerimise projekt. Ootasime seda kogu aeg, sellest ka midagi välja ei tulnud. Ja ühesõnaga niimoodi need andmed seal on tiksunud siiamaani. Kasutajaõiguseid ütleb Transpordiamet, et need annavad ka ainult KOV-idele, kes on oma teedevõrgu korrastanud. Ehk siis isegi kui ma nagu tahaks seal midagi vahepeal täiendada, täpsustada, siis nagu ei saa. Ja suuremat sorti selline andmete geoinfosüsteemi panek hakkas sellest, et Võru linna soov oli kõnniteede lumekoristust ise korraldama hakata. See oli aastal 2021. Need samad, nagu ma ütlesin, teeregistri andmed olid nagu nad olid. Tänavahooldaja, kes oli, nendel olid sellised paberkandjal kaardid, mille ma siit ühe kuskilt arhiivist välja koukisin. See küll ei olnud teede kohta, see oli tänavavalgustuse kohta, aga põhimõtteliselt olid nad samasugused. Ja siis vaikselt sai nad tõstetud microstationisse, see, mis seal siis vasakul pool näha on. Sealt, kui kollased näha on, siis need kollased olid juba hankega hõlmatud teed, mida siis lükkas, need olid siis põhiliselt kergliiklusteed, mida siis see peamine teedelükkaja lahti lükkas. Kõik need värvilised on siis tänavaäärsed kõnniteed, mida pidi hooldama kinnistu omanik. Ja selle kaardiga, nad on kolm värvi on seal sellepärast, et me jagasime selle hanke 3 osaks, et tollane mõte või lootus oli, et äkki siis mingid väiksemad tegijad tulevad nii-öelda väiksemat piirkonda lükkama, aga lõpuks ikkagi võitis kõik piirkonnad üks ettevõtja. Aga vähemalt ajas see nagu asja ära, saime oma hanked korraldatud ja siis vaikselt sai need viidud ka nii-öelda sellesse Arkisi platvormi, mida me siis siin näeme. Väga lihtne lahendus või selles mõttes
pigem nagu endale kasutatav, et kuskil avalikult me seda ei jaganud ja töövõtja vist teda ka eriti ei kasutanud, aga vähemalt said nagu asjad paika ja said sinna ka meil oma alltöövõtja taristuhalduse tööpiirkonnad nii-öelda ära näidatud. Siin lihtsalt info mõttes panin ka need aastad, kui palju siis tollel hetkel see kõnniteede lükkamise hange maksis. Suurusjärk selline 16-17 000 aastas, kuus oli siis see talvine hooldus. 2023 sai läbi suurteede hoolduse hange ja pidi natukene suuremalt ette võtma. Et õnneks olid need kõnniteed juba kaardile saanud ja sai siia tehtud selline väike rakendus, kuhu sai lisatud siis ikkagi kõik sõiduteed, hydrandid, parklad, bussipeatused ja nii edasi. Ehk siis oli vähemalt nagu mingigi alus, mida siis nagu hanke tehnilistes tingimustes kasutada, et natukene nagu tänapäeva. Ja sellel eelmisel kaardil midagi ei ole ja tegelikult nendest asjadest, millest ma siin räägin, aga plaan on siis nagu täiendada ikkagi, kuna meil hankes on nii-öelda igal aastal 5000 ruutmeetrit asfalteerimist, 5000 ruutmeetrit pindamist, siis täiendamise plaan on ikkagi see, et panna nüüd hakata jooksvalt siis ikkagi vähemalt selle hanke jooksul toimuvad tööd kõik sinna kaardile kandma, et tekiks ka mingisugunegi ajalugu ikkagi, kus midagi tehtud on. Ja lootus on ka siis, et näiteks kui keegi kaebab, et siis mingi löökauk või takistus või millest peaks siis nagu töövõtjad teavitama, saaks nagu kaardile pandud. Natukene oli sellest navirekist siin juba kellelgi eelmisel ka juttu. Meil on ka iseenesest siis kõigil töövõtja põhisõidukitel peab GPS reaalajas jälgimise süsteem peal olema, navirek neil peal on. Kaardi tõmbasid nad sinna ka alla, selle teedekaardi, aga välja tuleb sealt ainult siis selline Google Mapsi asi ja siis mingisugune tabel. Iseenesest pole nagu paha, et eks saab kõik info kätte, mis vaja sellel hetkel. Aga võtsingi siia nüüd siis nagu seda ettekannet hakkasin koostada, mõtlesin, et teen mingi ilusa kaarti, kus nad siis mulle saadavad kõik GPS andmed mõne päeva kohta, kus mõni imur või ma ei tea, sahk või kes iganes nagu sõitnud on. Töövõtja ütles, et kuule, ma ei tea, ma küll aru ei saa, mida sa tahad, et ma tulen su juurde. Ja istusime siis selle navirekiga seal, mina ei ole seda muidugi ka kunagi kasutanud, aga istusime tunnikese seal mu laua taga ja ei suutnud sealt nagu mingit sellist väljavõtet saada, mida ma saaks ka kuhugi teise süsteemi tõmmata, et võib-olla olime ise lollid, ei tea, aga selles mõttes nagu kahju on see, et ei saa nagu neid andmeid ühildada, et sealt kindlasti tuleks nagu olulist infot järgmise hanke jaoks välja, et aga tabelitest nagu keegi seda välja koukida ei suuda. Ja ongi kõik. Aitäh, külastage Võrut!